Subaru Forester on olnud tõepoolest siiani nagu üks tõeline metsamees, ehk et metsamees, kes kannab riideid vaid selle tõttu, et katta külma eest oma keha ja kelle mõningad elukombed võivad tunduda ka kõige konservatiivsema mõttelaadiga inimestele pisut liiga äärmuslikud ja ühiskonnas ongi laialt levinud arusaam, et Forester peaks endast läbi viima tohutu suured muudatused, et saada moodsast ühiskonnaelust rohkem osa. Kuid vaatamata sellele survele on uus Subaru Forester justkui metsamees, kes on siis lõpuks otsustanud endale vähe viisakama särgi selga ajada ja oma kulunud pardliga ka oma abet natukene pügada ja teab, et tänu nendele suurtele jõupingutustele armastatakse teda mõnes kogukonnas veel sootuks rohkem. Tere tulemast taas kord kaasa elama Naisluksuri proovisõidule. Ega saa öelda, et ükski Subaru Forester oleks olnud ilus auto ja paraku ei ole ka mingi erand see uus mudel ja selle esmaesitlusel arvasid paljud, et ta on ikkagi pisut koleda disainiga, kuid samas on ta ikkagi omajagu paremaks muutunud võrreldes eelmise Foresteriga ja olemas tal 17–19 olised valuväljed ja leid esi- ja tagatuled on juba standardis ja tema disaini on püütud teha rohkem ruudukujulisemaks, mida iganes see võiks tähendada. Kuid kui teda mõne teatud nurga alt vaadata kuskil pimeduses, võib ta isegi natukene meenutada Audi Q7, kuid selleks peab tõesti väga elava kujutlusvõimega olema. Ja olemas tal nüüd sama platvorm, mis oli eelmisel mudelil, kuid on seda palju täiustatud ja on olemas tal ka palju pehmem vedrustus ja VRX sportautolt, mida müüakse vaid Ameerikas, on võetud ka rooli latt, et teha tema juhitavust natukene sportlikumaks. Ja lisaks on tema pidevat nelikvedu muudetud veel kiirema reageerimise võimekusega ja sarnaselt Crosstrekile on ka Foresteril EyeSight juhiabisüsteem täiendatud, nii et 2 kaamera asemel on olemas 3 kaamerat, millest 3. nüüd jälgib ümbruskonnas olevaid jalakäijaid ja jalgrattureid. Tagaistujatel on jala- ja pearuumi vägagi lahedalt ja selle üle seal kurta üldsegi ei saa. Pagasruumi mahukus on tal suurenenud 10 liitri võrra, küündides nüüd 508 liitrini ja clearance on tal 22 mehiscentimeetrit. Ja lisavarustuses rõõmustavad sind Harman Kardoni 11 kõlariga helisüsteem, 360-kraadine kaamera, panoram katuseluuk ja istmesoojendused ka tagaistmetel ja elektrilised juhiistme ja ka kõrvaliste. Interiööris võib mõni moodne nutiajastu inimene saada närvivapustuse, kui ta näeb analoognäidikuid ja ehtsat käigukangi valitsat, kuid need on ikkagi vägagi mehelikud sümbolid uue Foresteri põhjal ja olemas tal suur 11,6-tolline multimeediasüsteem, mida oleme muidugi näinud juba aastate eest Outbackis, kuid baasvarustuses on see vaid 7-tolline ja olemas tal seemisnahast istmed kõige paremas varustuses, juhtmevaba telefoni laadija kuulub ka parima varustuse hüvede hulka ja istmesoojendused on olemas standardis, kuid standardis on istmed ikkagi vaid manuaalselt reguleeritavad ja natukene palju ka sellist klavermusta on seal, kuid muidu on interjöör igati asjalik, kuid võib-olla liiga sarnane juba teistele Subaru mudelitele. Ja baasvarustuses on tal ka vaid 4 kõlarit ja Harman Kardoni helisüsteem on tõesti vaid parimas varustuses ja baasvarustuses on lisaks veel ka ainult riidest istmed. Ameerika maal, mis laiub ju koheselt Argentiina kõige lõunapoolsemast tipust kuni Kanada kõige põhjapoolsema tipuni, pakutakse Foresteri 2,5 liitrise vabalt hingava boksermootoriga, kuid Euroopas on vaid 2-liitrine vabalt hingav bensiini boksermootor, mis võib mõjuda küll nagu üks vana hea põlevkivijaam, ehk et mis rikub igal teisel ja 3. hetkel igat asja välja mõeldud eurodirektiivi, kuid teeb selle eest vaieldamatult oma töö ära ja kabiini külmaks ei jäta, kuid sellegi eest on tal jõudu ikkagi üsnagi vähe ehk vaid 100 kilovatti ehk 130 kuugi sobujõudu
mis tähendab seda, et 0-100 pead sa temaga ootama 12,5 sekundit ja kütusekulu hoolimata kerghübriidi ajamist on ikkagi 9 liitrit 100-le. Ilmselgelt ei hakka uus Subaru Forester oma kesise disainiga ja jõuetu mootoriga ohustama uusi moodsaid linnamaastureid müügiedetabeli tipus, kuid sellele vaatamata on ta oma kogukonnas, kes austavad pidevat nelikvedu ja suurt clearance'it ikka endiselt kõval kohal ja jätab ja on tal seetõttu ka oma austajad olemas, kes suudavad ka ilusti maksta 36 000 eurost baashinda. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja selline on uus Subaru Forester. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt. Nothing else matters.